Sellist laeva, mis inimestele Peipsi peal mõnusaid kruiise korraldaks, ei ole olnud sealkandis juba aastakümneid ning sellel suvel oma esimest hooaega teeninud laev on ülimalt hästi külastajate poolt vastu võetud. Viimased laevad, mis siin käisid, olid raketad, kiiburlaevad, mis käisid nii Tartusse kui Pihkvasse. Aga eks nad kadusid ära omal ajal. Ütleme, see 80-ndad oli nagu hiigelaeg siin laevandusel, kui siin oli töölaevastik, reisilaevad. Aga see tasuvus on nagu ära kadunud. Ütleme nii kaubavahetuse kui reisijatepeo mõttes. Et täna öelda, et ma lähen Mustveest laevaga Tartusse tööle oleks nagu mõeldamatu, see on mingi mitu tundi. Sama hästi mine bussi või autoga ja nüüd on see nagu palju kiirem. Et sellepärast see on nagu ära kadunud. Ja huvireisid, arvatavasti, kas ei ole üles leitud seda või ongi lihtsalt nii suur risk olnud, et kas ta tasub ära enda. Aga selle esimese hooaja põhjal, mis me siin nüüd olnud oleme, võib öelda, et on ennast tasunud. Rahvast käib palju? Käib turiste, käib kohalikke ja on ka neid, kes tulevad kogu aeg tagasi. Lihtsalt vahepeal jäävad reisid ära, sest siin mängib suurt rolli meie jaoks ilmastik. Tegemist on 1970. aastal ehitatud katamaraaniga, mis on valminud Ameerikas ning sõitnud nii Norras kui Rootsis ning korraga võtab Peipsi Star pardale 56 inimest. Inimesed kõik teavad ju seda vaadet siit Peipsi peale, mis on imeline. Mida nad näevad siis sealt, kui nad sõidavad laevaga Peipsi peale? See ongi täiesti selles mõttes teine vaatenurk. Alati me valime teekonna lähtudes ilmaoludest, et kuidas reisijal oleks mugav seda vaadet järve pealt nautida. Et sellest tuleneb ka, et mida nad näevad. Kes see reisi on, kes teil käib tavaliselt? Tahaks öelda, et reeglina on pereinimesed. Turiste on ka muidugi, aga niimoodi üksikult inimesi käib arva. Et pigem tullakse perega kuskilt kaugelt, näiteks ongi Kesk-Eestist või Soomest või hoopis üks päev käisid Pillimäed kuskilt Saksamaalt siin sõitmas. Et väga seinast seina. Sellest kevadest on siin Peipsi ääres vahva kruiisilaev liikumas ja tänasel päeval on niisugune vahva seltskond siia peale minemas, et kuhu te lähete? No me lähme 6 tunniks nüüd Ulgumerele seiklema, sest meil on selline tore üritus, meil on keskkooli lõpetamisest 50 aastat ja me nüüd mõtlesime, et me järgmist 50 aastat enam ei oota, et me teeme nüüd ühe sellise toreda sõidu ära. Aga on ikka vahva küll, et Peipsi peal nüüd lõpuks siis laev on? Tegelikult on, neid laevu on tegelikult rohkem, aga see on selline ääretud. Ma olen nii vanaks ära elanud, aga ma olen esimest korda lähen niimoodi Peipsi peale suure laevaga seiklema, et hästi vahva, kindlasti tuleb see päev. Mida see tähendab ühele kogukonnale? Toob ta rahvast ja külastajaid juurde ka siia? Ja kindlasti toob, et ma lausa täheldan, et selline vilgas elu, mis meil tavaliselt siis Peipsi kaldal on siin Musta sadamas, see on mitmekordistunud tänu Starile. Kui kaua sellel hooajal veel laev sõitmas on, et kas sügisel ka sõidab, et kui inimesed nüüd vaatavad, näevad seda lugu, et tahaks ka sõitma võib-olla tulla? Eeldatavasti septembri esimesed 2 nädalat me veel sõidame ja siis pakime vaikselt kokku. Et oleneb kaua ilma lubab? Ja kindlasti ilm ongi see kõige suurem faktor siin, et mis meile punkti paneb.